Kas teie teadsite, et 15. november on Euroopa muusikateraapia päev? Vähemasti mina seda ei teadnud. Aga mis asi see muusikateraapia siis üldse õigupoolest on ja kellele see mõeldud on? Muusikaterapeut Kerli Remmelgas oskab kindlasti vastata. Muusikateraapia on teaduspõhine teraapia vorm, kus muusikat kasutab väljaõppega terapeut inimese vaimse, füüsilise tervise parendamiseks on niisugune lühike kokkuvõte. Et inimesed, kes on lõppenud muusikaterapeutiks, peavad olema läbinud vähemalt magistriõppe kraadi. Et minul on ka omandatud tervisteaduste magistri kraadi põhimõttel. Et nendel on omandatud teadmised, kuidas tegeleda inimesega ja kuidas juhtida, olenemata siis inimese vaimsest tervislikust seisukorrast. Ja kuidas te üldse jõudsite selle juurde? Muusikateraapia juurde jõudsin ma 2000. aastal. Et kuna ma olen Saaremaale tulnud sisse elama ja ma sain väljaõppe just muusikaõpetajana ja läksin tööle, nagu ma ise nimetan seda ka väikseks protestiks, erivajadustega laste juurde. Ja seal kogu aeg küsiti, just kui välismaalased tulid, et mis see muusikateraapia on. Ja ma ei osanud vastata. Ja siis ma läksin seda otsima ja sattusin Alice Pehki juurde, keda peetakse siis muusikateraapia nii-öelda emaks Eestis ja tema esimesele siis kursusele. Ja sealt läks edasi õpingud. Ja see muusikateraapia siis tähendabki seda, et mängitakse siin pille teraapia tunnis. Ma vaatan siin laua peal on ka päris erinevad instrumendid, et kas need pille mängite nüüd teie inimestele ette või igaüks saab omale pilli kätte? Et muusikateraapias seda nagu tunnina nimetada ei saa, kuna ta sisaldab siiski väga palju ka psühhoteraapia elemente. Aga pille kasutatakse just emotsioonide väljendamiseks. Et mina võin kaasa mängida inimestega, aga põhiliselt on minu ülesanne suunata või leida see emotsioon, mis on inimeses. See, mis nagu, võib-olla mis on temas, mis tahaks nagu muutmist, aga ka see võib-olla kuhu poole ta tahaks liikuda. Ja seda kutsutakse siis improvisatsiooni tehnikaks. Aga siin kasutatakse ka väga palju muid vahendeid, nii muusika kuulamist, kui ka liikumist, kui ka joonistamist ja kõiki muid asju. Aga pille on siin tõesti väga palju, mis kasutatakse. Kes siia teraapiasse siis peaksid tulema või kes teil käivad siin ja kuidas teraapia neid aitab? Et täna on niisugune, kuna täna on ülemaailmne siis muusikateraapia päev, siis täna on presentatsioon, see tähendab, et need inimesed tulevad kokku ja mina ka neid ei tunne veel. Aga muusikateraapias, kui sellises käivad inimesed, kellel on fikseeritud mingi probleem, et millega tegeleda. Ja see on juba pikaajalisem protsess. Et inimene määrab selle eesmärgi enda jaoks, et olgu see siis laps, noor või täiskasvanu, või tal on diagnoos, et selles suhtes nagu vahet ei ole, muusikateraapias saab tegeleda alates imikust kuni siis vanema inimeseni. Aga tehnikad on erinevad. See muusikateraapia, kui ma nüüd tulen siia, tunnen, et mul on seda vaja, kas piisab sellest, kui ma käin 1 korra ära või ma pean siin vähemasti 10 korda käima? Kindlasti rohkem. Et saab väga häid tulemisi ka lühiteraapiana, aga pikemaaegselt on siiski tulemus parem, ikka vähemalt 12 korda, et elus saavutada mingi muutus. Kui palju siis võib-olla Saaremaal, kas on üldse teil nii-öelda konkurente ka või muusikaterapeute? Jaa, et tänagi näiteks samaaegselt, kui minu töötuba on Orissaares Siiri Viil, kes teeb töötoa lastele ja vanematele inimestele. Et tema on tulnud alles sellest aastast Saaremaale põhiliselt nagu elama, et enne oli mandril. Kui tihti te käite neid teraapiaid tegemas, kui keegi praegu kas või videot vaatab, tunneb, et oi, see on täpselt temale midagi, et kuhu saaks tulla või kus teiega kontakti saab? No, ma olen päris hõivatud praktiliselt esmaspäevast kuni laupäevani. Et olen oma erapraksises, töötan
töötan rehabilitatsioonimeeskonnas just lastega kuni 18 eluaastaseni ja olen ka Kuressaare haiglas psühhiaatri osakonnas 1 kord nädalas tööl. Et väga võimalust ei olegi teie juurde kuidagi lihtsasti saada? No eks midagi ikka leiab, aga ooteajaga peab arvestama. No mul on endal kodus olemas üks kitarr, et kas ma saan sellega kodus ka mingisugust teraapiat läbi viia? No teraapiat ei saa läbi viia, et selleks on ikkagi vaja terapeuti, kes sinuga tegeleks, aga enda lõpuks on muidugi hea mängida ja meeleolu muuta. Täna on plaanis siis töötuba, et kus kohas me tegeleme emotsioonidega ja töötoa nimetus on siis muusika minule, et me keskendume just naise rollile. Aga teraapias saab kasutada kõiki instrumente emotsiooni väljendamiseks. Et teinekord ei olegi vaja rohkemat instrumenti, kui on üks väike rütmimuna, aga tuleb ära unustada see, et sind on kunagi muusikatunnis õpetatud. Et selle sama pilliga on võimalik mängida nii viha, kui ka võib-olla kurbust, võib-olla ka rõõmu, võib-olla ka pettumust. Et kõiki pille on võimalik kasutada. Et minul on täna pandud välja instrumentaarium. Siin on erinevaid põnevaid pille nii idamaadest kui ka Eesti rahvuspille. Ja me kasutame neid kõik emotsioonide väljendamiseks, et ma võin natuke tutvustada. Eesti kannel on sükene, mis tõesti on sükene juuretunnetus ja mõnus. Et me mängime neid pille lihtsalt sellega, et me mängime erinevaid emotsioone sellel pillil, kas või ühe keele puudutusena. Aga siin on ka eksootilisemaid, et ma hea meelega tutvustaks sellised võib-olla, mis on natuke võõrad. Et siin on üks väga põnev pill, mis on pärit Argentiinast. Et kui me kõik räägime, et meil on puudu emotsioonidest, siis minu kogemus on see, et inimesed tunnevad kõige rohkem puudust rahutundest. Siin on nüüd üks sükene pill, millega on võimalik siis teha ka lõõgastusseanssi, aga tihti valitakse just seda rahutunde mängimiseks. No see kõlab küll päris rahustavalt kuidagi. Et tal on ka selline siin kõrval olemas, et kui 2 inimesega töötada, siis on hästi hea kuulata, kuidas nad omavahel nagu suudavad häälestuda. Et see on siis, nimetus on tal samafon ja pärit on siis Argentiina vibroakustilisest tehasest. Siin on veel võib-olla. See rahutunne on nii suur defitsiit, et siis võib-olla ma siin mängingi natuke neid rahupille. Et siin on üks kaus, mida nagu väga-väga palju valitakse just rahutunde mängimiseks. Või tihti on ka lapsed, kellel on nagu sellest tundest puudu, panevad ka kõrva siia vastu ja kuulavad, kui kaua see mängib. Kuidas heliseb. Tegelikult päris pikalt. Ja, on. Siin on veel, need on nagu erinevad. Neid saab kasutada siis lõõgastusseanssina. Viimase aja lemmik on, siin on üks sükene väiksem vorm, on pandatrumm ehk keeltrumm. Kui mängida emotsiooni, siis mõnikord on nii, et ma ütlen, et otsi kasu üks heli, et mis sulle sellest emotsioonist räägib. Et selline põnev, kas on veel midagi, mis huvi pakub? Et pigem ikkagi tehakse niimoodi sellised rahulikke helisid päris selliste... Ei. Võib ikka päris valjuks minna. Et väga hea on, ma väga kiidan näiteks, kui inimene on nõus mängima viha näiteks enda seest. Et trummid on ju ideaalne mängimiseks, et kuidas sa mängiksid, kuidas sa tegelikult vihastad. Et kas ta on, ja sellisel juhul saab selle improvisatsiooni salvestada, analüüsida, joonistada, ma ei tea, mida iganes teha. Ja see võib-olla, kuidas sa tahaksid, et see tunne oleks või kuidas teda vähendada. Et kõiki tundeid on võimalik. Tihti on nii, et kui inimene juba suudab viha siin mängida, siis tegelikult elus ta suudab sellega juba palju paremini toime tulla. Nii, aga vaatame, siin on üks selline pill veel, ma ei saa isegi aru, kas see on siin pill, see kõrval siin, see banaani moodi, kuivanud banaan nagu. Ma ei ole kõiki siia toonud, kuna mu instrumentaarium on suurem, aga tihti mulle kingitakse midagi.
aga kuna neid pille on päris palju vaja, tihti ka sellest instrumentaariumist ei leia inimene oma tundele heli, kas või lühindust. Et ka sellega on võimalik mängida oma tunnet. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.